Tere kõigile, kes vaatavad meie 3. podcasti Life Tips. Täna meil on väga teistsugune atmosfäär. Me oleme tulnud oma väikesest pesakesest välja, laenanud Saue vallavalitsuse ruume ja täna meil on selline võib-olla natuke tõsisem teema. Me räägime vaimsest tervisest ja me oleme külla kutsunud imelise psühholoogi, kelleks on Kairi Kull. Väga tore, et te mind kutsusite ja suurima hea meelega vestlen teemadel kaasa. Kui mõni veel ei tea sind, äkki sa tutvustad natuke ennast, millega sulle tegeleda meeldib? Jaa, nagu öeldud, ma olen psühholoog ja psühholoogina töötan ma tegelikult nüüdseks juba 9. aastat. Ehk tegelikult psühholoogia on suht minu kirg, minu elu ja kuidas ma selle juurde jõudsin. Ega psühholoogiat ei lähe õppima inimesed, kellel elus on kõik alati suurepärane olnud, vaid lähevad ikkagi õppima inimesed, kes on teatavaid eluraskuseid kogenud ja selle läbi psühholoogiani jõudnud, et soov saada endast aru, soov saada teistest aru ja sealt edasi kasvab siis kas tahtmine teisi veel toetada või tegelikult vahetevahel osade jaoks piisab ka sellest, et nad saavadki juba iseendast paremini aru. Ja kui ma psühholoogiaga ei tegele, siis minu hästi suur kirg on loomad. Mulle meeldib loodus, mulle tohutult meeldivad lauamängud. Et nii palju, kui seda vaba aega jääb ja nagu me täna räägime, siis vaba aeg on väga oluline, siis ma sisustan seda ikkagi selliste enda jaoks väga toredate meeldivate tegevustega ja mingil määral siis ka muusika. Just. Kui nüüd natukene minnagi nii-öelda vaimsesse tervisesse sisse, mis asi on vaimne tervis? Nagu me kõik teame, siis väga sageli räägitakse füüsilisest tervisest. Et kas meie luudkondid on terved, kas meil on palaviku, köhanohu. Aga vaimne tervis on siis see, mis justkui toimub tegelikult meie pea sees. Ehk meie meeleolu, meie emotsioonid, see, kuidas me stressiga toime tuleme, see, kui palju me tahame, jaksame, soovime teistega suhelda ja ega ei ole üht ilma teiseta. Vaimne tervis on väga tugevalt seotud füüsilise tervisega. Et kui meie füüsiline tervis on käest ära, siis kindlasti mõjutab ka vaimset tervist ning vastupidi. Kui vaimne tervis on käest ära, siis automaatselt hakkab mõjutama füüsilist tervist. Erinevad nii-öelda arstide mõttes näitajad lähevad paigast ära, aga ka see, kuidas me õpime, kuidas me funktsioneerime, kuidas me teistega suhtleme. Kui vaimne tervis on käest ära või käest ära minemas, siis kõik see tegelikult omakorda kannatab. No nüüd on juba noored täpselt kuuke koolis ära käinud, kui see episood meil üles läheb ja kindlasti mõnel on kas just kohe aga tekkimas jälle selline natuke pinget ja mida sa soovitaksid neile, et nüüd kiiresti rööbastesse tagasi saada, et ei tekiks sellist stressi ja trotsi? Kõige paremini selle stressi ja trotsi vastu aitabki rutiin. Ma kujutan ette, et see võib natuke muserdavalt mõjuda, et mingi rutiin, et ma pean tegema kellaajast kellaajani mingeid asju ja sellega kõige toime tulema. Mida ma tegelikult selle rutiini all silmas pean, on tasakaal. Meie keha vajab teatud mõttes tasakaalu selleks, et me magaksime piisavalt, et me saaksime unetunnid täis, sest et see on selline esimene kuidas ma ütlen, ressurss, mis meil aitab stressi ja kurnatusega toime tulla. Kindlasti tasakaalukas ja tervislik toitumine, et need toiduajad oleksid regulaarselt, sest et kui jällegi, kui me ei toitu, meie kehal ei ole ressurssi, et pingega toime tulla, see aitab meist tasakaalu hoida ja selline regulaarne toitumine saadab tegelikult läbi keha-aju signaali, et näe, mul on aega süüa, mis tähendab, et tegelikult kõik on hästi. Niipea, kui läheb toitumine paigast ära, läheb kehast aju signaali, et asjad ei ole enam hästi, meil ei ole enam aega tegeleda sellega, millega meie keha tegelikult tegelema peab. Loomulikult siis 3. asjana on liikumine, et hoida sellist meelepärast liikumist. Mõne jaoks on see jalutamine, mõne jaoks on see boksitrenn, mõne jaoks on see võib-olla jooksmine, kodus tantsimine, mis iganes see on. Et hoida ka seda oma nädalakavas ja tegelikult igapäevaselt, sest et regulaarne liikumine on justkui naljatades öeldakse, et see on looduslik antidepressant. See jällegi ajukeemia seisukohalt
aitab hoida seda tasakaalu, et me tunneme ennast hästi. Vallanduvad õnnehormoonid, on dopamiini, serotoniini ehk muude virgatsainete tasakaal ajus paigas ja see enesetunne on tänu sellele automaatselt parem. 4. asjani on stressi maandamine. Ehk kui seda stressi ongi palju, mida ma siis teen selleks, et seda maandada? Reeglina sinna alla lähevad kõik lemmik meelistegevused. On see siis nagu minu näol lauamängude mängimine või loomadega koos olemine. Väga paljude jaoks lähebki sinna alla ka just seesama liikumine või magamine mingis osas või sõpradega aja veetmine, huviringid, et mis iganes on, mis nagu õnnelikuks teeb ja seda pinget maha võtab. Raamatu lugemine, päeviku pidamine ja nii edasi. Ja viimase asjana, mis aitab stressiga väga hästi toime tulla, on lõdvestumine. Ehk kelle jaoks on see mediteerimine ja see ei pea tingimata olema see, kus me joogapoose sisse võtame, vaid ma panengi endale rahuliku muusika mängima või mingisuguseid looduse helisid ja ma lihtsalt olen rahulikult oma mõtetes, ma ei keskendu millelegi muule. Või on see lõdvestavad hingamisharjutused, mida internetis tänasel päeval on hunnikute viisi leida, et on erinevad äpid, videod, mis juhendavad ja õpetavad või on see näiteks massaaž. Ükstapuha, mis toimib, kõik on nagu teretulnud. Et selline tasakaalu hoidmine, teadlik aja võtmine, et oma baasvajaduste eest hoolt kanda, on see, mis tegelikult loob kõige paremini selle ressursi stressiga toimetulekuks. Kui nüüd tullagi nii-öelda vaimse tervise definitsioonist ja baasvajadustest ja kõigest natuke tagasi, siis kuidas sina leidsid tee psühholoogiani? Jaa, tegelikult ma olen seda näidet ka paljudele oma klientidele rääkinud, et kui mina olin 12. klassis, 10. klassis oli mul olnud psühholoogia kursus ja see natukene kõnetas mind. Aga 12. klassis tuli see tore, kui tuli hakata mõtlema eksamite peale, et mis riigieksamid ma siis valin. Ja kuna ma ei olnud, see oli vist äkki novembrikuu endiselt väga-väga kindel, siis hakkasin tegema hunnikutes karjääriteste. Ja sealt jooksis mitmest kohast läbi õpetajaamet, sotsiaaltöötaja, aga ennekõike jäigi mulle silma psühholoog. Ja ma hakkasin rohkem selle ameti kohta uurima, mida see endast kujutab, kus ma psühholoogina töötada saan, mis haridus mul selle jaoks peab olema, kõik see pool. Ja sellele järgnesid avatud ustepäevade külastamine, kuni sinnamaale välja, et mäletan väga hästi, kui oligi Tallinna Ülikooli avatud ustepäevad. Ja ma sattusin seal ühe õpilasnõustajaga või õpilaskoordinaatoriga rääkima, et miks tulla psühholoogiat õppima. Ja tema lause, mis ilmselt ongi mul eluks ajaks meelde jäänud, mis minu jaoks nii-öelda sai otsustavaks, et ma läksin psühholoogiat õppima, oligi see, et psühholoogiat lähevad õppima inimesed, kes tahavad ise endast paremini aru saada. Miks me käitume nii, nagu me käitume, miks mingil hetkel pole motivatsiooni midagi teha ja kuidas siis see uuesti leida, et hakata tegutsema. Miks osad inimesed on oma mõtlemises kiiremad, teised aeglasemad, kust tulenevad erinevad isiksushäired, see inimese iseloom, isiksus, konfliktide lahendamine, kogu see temaatika on mind alati hästi palju huvitanud. Üks nimelt aru saada endast, aru saada teistest. Ja sealt see otsus tegelikult minu jaoks selgeks sai. Ehk et kui tuligi ülikooli kandideerimine, siis minu ainuke valik oligi psühholoogia. Nii-öelda tagavaraplaani polnud. Ja tänase päevani ma ei ole seda otsust kahetsenud. On päevi, kus ma mõtlen, et äkki oleks veterinaarina lihtsam olnud töötada, kuigi kindlasti selles töös on ka oma võlud ja raskused. Aga see emotsioon ja tunne, mida ma saan, kui ma õpin midagi uut, ma saan inimestest rohkem aru, kui ma saan iseendast rohkem aru ja kui ma saan teisi toetada sellele, et nemad tulevad oma eluga paremini toime. Ma arvan, et sellele ei anna hinnasilti panna. See on hindamatu. Kui nüüd tullagi selle juurde tagasi, et kus sa töötad? Sa töötad Saue gümnaasiumis, nüüd siis Saue koolis sellest aastast ja sul on oma praksis. Aga kui tulla nüüd kooli poole peale, kes on sinu nii-öelda põhikülalised, kes sinu kabinetti satuvad? Kas on mingi vanuseklass? Selles mõttes vanuse klassi kui sellist ei ole.
Koolis on reeglina need õpilased, varasemalt siis 1.–12. klassini, nüüdsest siis 1.–9. klass ja tegelikult õpetajad ja lapsevanemad. Et kõik, kes mingisugusel põhjusel vajavad tuge või nad näevad kedagi, märkavad kedagi, kes vajavad tuge, nad tulevad kas küsima, et mida mina saan teha, mis on alati väga hea küsimus, või kuidas ma saan inimese siia suunata, kui ma näen, et ta tegelikult vajab tuge ja vajab abi. Erapraksises see on huvitav, kuidas sinna tegelikult reeglina satuvad ka lapsed. Et lastega töö on see, mis on alati kuidagi hingelähedane olnud ja kuna ma tundsin, et koolis tekkis sellist ressurssi, et ma saan seda nii-öelda väljaspool kooli ka pakkuda, siis sealt sündiski see idee, et noored saaksid minu juurde ka väljaspool kooli pöörduda. Seda enam on kuidagi nii huvitavalt koolis kujunenud välja need noored, kellega koostöö on olnud võib-olla aasta, 2-3 ja see on nii loomulik, et kas siis pärast põhikooli lõpetamist me oleme jätkanud eras, sest et koolis me enam ei ole saanud kohtuda, või pärast gümnaasiumi lõpetamist me oleme jätkanud eras, et see usaldusväärne suhe, mis tekib, see on tegelikult hästi oluline, mis toetabki seda protsessi, et oma teemadega paremini toime tulla ja minna kellegi uue juurde. Ongi selles mõttes keeruline, et alustada nullist, hakata kogu seda eellugu rääkima, kuigi ma alati julgustan, et proovige, vaadake, sest et inimesed on erinevad. Ja kui pöörduda psühholoogi juurde, jälle esimene asi, mida ma esimestel kohtumistel ka räägin, on oluline olla aus. Ja kui seda kontakti ei teki, et ei teki seda tunnet, et tahaks ja saaks ja sooviks kõike psühholoogiga jagada, siis ei tähenda, et inimesel midagi viga on või psühholoog ei ole kompetentne, või lihtsalt kontakti ei teki ja see on okei. Mured on endiselt lahendatavad, et tulebki proovida lihtsalt kontakti teiste inimestega, kuidas sealt see koostöö sujub ja alati on võimalik leida selline inimene, kellega see koostöö sujub, saab olla täiesti 100% aus rääkida nii, nagu on ja leida oma muredele lahendus. Kui nüüd võttagi koolis töötamine, kui pikalt sa oled Sauel koolis töötanud või üldse koolis töötanud? Sauel koolis oleme töötanud 8 aastat, nüüd hakkas jooksma 9 aasta ja tegelikult see ongi minu esimene töökoht pärast magistri lõpetamist. Ja mulle meeldib alati jällegi, ma toon hästi palju näiteid elust enesest, sest et minu meelest ainult kuiv teooria jääb kuivaks. Miks ei ole midagi hirmu äratavat, kui vahetevahel õpingud lähevad pikemaks või aasta jääb vahele, mis mingil hetkel võib tunduda tohutult hirmutav. Mina läbisin oma magistri, mille nominaalaeg on 2 aastat, hoopis 3 aastaga, sest et elu tegi omad korrektuurid ja minu elus toimus sündmuseid, mille tõttu mul ei olnud võimalik 2 aastaga lõpetada. Mis tegelikult on täielik hingeõnnistus, sest et siis, kui mina lõpetasin oma magistri, siis toonane Saue kooli psühholoog, kellele ma arvan, et jällegi ei ole võimalik sõnadesse panna, kui palju tänu ma talle võlgnen, sest et tema kõrval õppisin ma psühholoogi ametit rohkem kui nende aastate jooksul koolis kokku. Ehk hea praktika on väärtuslik. Siis tema just see aeg vähendas oma koormust Saue koolis ja ma kandideerisin ja ma osutusin valituks. Ehk kui ma oleksin lõpetanud nominaalaega ehk aasta varem, siis tegelikult ma ei töötaks tänasel päeval Sauel. Kõik asjad juhtuvad põhjusega ja see, et minul õpingud läksid aasta kauemaks, on tegelikult olnud suurepärane, sest et see on viinud mind sellesse punkti, kus ma saan öelda, et ma töötan Saue koolis 9. aastat ja ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Kui nüüd võtta need probleemid, millega sinu juurde tullakse, mis on kõige sagedasem probleem, mis noortel esineb? Kõige sagedamini, siin natuke hakkab rolli mängima, mis põhjustel noored minu juurde pöörduvad. Et minu juurde on nii neid noori, kes suunatakse, kellel on näiteks määratud koolivälise nõustamismeeskonna poolt, et nad vajaksid mingisugust tuge. Näiteks õppetöös, et ka eneseregulatsiooni oskused, siis need lapsed on juba määratud. Aga ise pöörduvad noored ennekõike just nimelt nende vaimse tervise küsimustega. Kas
hästi suur ärevus või meeleolu langus. Ilmselt need kaks ongi sellised peamised põhjused, millega pöördutakse, sest et koroona aeg, see isolatsiooni aeg, kui me oleme olnud enda tubadesse ja enda kodudesse nii-öelda sunnitud, on jätnud päris korraliku jälje. Ja nüüd tulla sealt tagasi ja täies mahus jälle hakata kõike tegema nii nagu varem, see on keeruline. On inimesed, kelle jaoks oli see koroona aeg lihtsam, no nautisid seda kodus olemist, aga reeglina enamik tahtsid suhelda, tahtsid kodust välja ja tulla tagasi jälle. Saue kool on väga suur kool, kus on väga palju lapsi, siis see on keeruline. Ja sellega kaasnevad sellised meeleolu kõikumised, reeglina meeleolu langus ja ka ärevuse teema. Kuidas jälle harjuda selle suure seltskonnaga, kuidas nüüd minna klassi ette vastama, kuidas suures segasumas huvilas toime tulla. Ehk need on peamised teemad, millega noored pöörduvad. Kui nüüd võttagi näiteks ärevus või nii-öelda mõni põhiprobleem, siis millised on mõned sellised nii-öelda sinu soovitused, mis sa tavaliselt oma ruumikeses ütled, kuidas sellele läheneda ja kuidas seda teadvustada? Esimene samm ongi tegelikult see, et teadvustada, et mul on ärevus. Ja see on väga-väga suur samm seda iseendale tunnistada, aga seda tunnistada ka teistele, et ma tegelikult vajan abi, ma ei tule sellega praegu toime. Internet pakub ju suurepäraseid võimalusi. Üks väärt koht on peaasi.ee, kus on väga palju nippe, õpetusi, mida ärevusega peale hakata, kuhu pöörduda. Aga kindlasti kool, kui koolis on olemas koolipsühholoog, on üks hästi suur ressurss, mida tasub kasutada. Ja esimesed asjad, mida mina psühholoogina üle vaatan, on esiteks täpselt see sama baas. Kuidas on liikumisega, kuidas on magamisega, kuidas on toitumisega, stressi maandamisega ja lõdvestumisega, sest et reeglina, alati on mõni üksik erand, aga reeglina noored, kellel on ärevusega muresid, neil on midagi selle baasi koha pealt paigast ära. Sest et kui midagi seal baasis on paigast ära, siis meie keha, ma üritan nüüd mitte liiga bioloogiasse minna, et see ei läheks liiga keeruliseks, aga meie kehas käivitub selline süsteem nagu võitle või põgene ja kui need kaks asja ei toimi, tardu. Ehk meie keha valmistub olema kogu aeg valvel, ärkvel, tähelepanelik, et kas kuskil on mingisugune hädaoht. Ja see evolutsiooniliselt on väga oluline seisund olnud, mis ongi taganud selle, et me jääksime ellu, tuleksime toime. Aga kui see seisund on pidevalt, kui me oleme pidevalt ärevad, ilma et tegelikult meie elul oleks mingisugust põhjust, siis see kurnab hästi ruttu ära. Ehk tegelikult selleks, et seda ärevust maha võtta, ongi vaja see baas paika panna ja see paika saada. Ja sealt edasi saab juba hakata võtma ja vaatama otsa, mis on erinevad tõekspidamised, kas iseenda või maailma kohta. Et näiteks üks klassikaline tõekspidamine, mida koolis ma võib-olla näen, on see, et suuline vastamine on kohutav. Et see on nii hirmutav. Ja tegelikult, kui see tõekspidamine ongi, siis iga kord, kui tuleb õpetaja poolt signaal, et me nüüd hakkame midagi suuliselt vastama, siis see tõekspidamine juba automaatselt hakkab seda ärevust tootma. Ehk kui baas on paigas, siis järgmise tuleb vaadata üle need tõekspidamised, oskus öelda ei. Et iga kord, kui me ütleme teistele jaa, ja me teeme seda alati, siis mingi hetk hakkab käima meie enda vajaduste arvelt. Võib-olla ma tegelikult täna tahaksin puhata. Aga ma ütlen, keegi ütleb, et tule tee see asi, tegeleme sellega, lähme vaatame sinna. Mis tegelikult on ju tore, et meid kaasatakse. Aga kui me ei leia seda aega ja ei väärtusta enda puhka, siis see on jälle see, kus me ütleme kogu aeg teistele jaa, mis tähendab, et me endale ütleme mingi hetk ei. Nõnda samuti on madal enesehinnang, see, mis on hästi suur ärevuse selline riskifaktor, kõrgenenud ärevuse riskifaktor. Seal on palju nüansse, millega tuleb tegeleda, aga enne kõik on see baasi pool paika vaja saada ja võib-olla kõige kergemad nipid, et üldse me saaks selle baasiga tegelema hakata, sest et see võtab ju ka aega. On erinevad harjutused, mida ma soovitan. On see siis hingamisharjutus, mida saab teha
hoolimata olukorrast, hoolimata ajast, kohast või nimetamisharjutus, ehk võib-olla selline kõige kiirem, kõige kergem nipp, kui on tunda, et ärevus hakkab üle pea kasvama. Hakata nimetama erinevaid asju, mida sa näed. Tunni ajal võib-olla klassis ei ole hea seda teha, et ma hakkan ütlema lamp, laud, tool, koolikott, see võib-olla jätta väga adekvaatset muljet, aga enda peas. Ja kui see tundub liiga lihtne, siis lisada juurde värv. Ma ei tea, kollane koolikott, sinine õpik, punane pastakas. Mida see teeb, on see, et see võtab ajust selle fookuse sellelt ärevuselt ja suunab selle fookuse jälle sellistele kõrgematele protsessidele, mis kontrollivad, et me suudame selle ärevusega toime tulla. Et need on sellised võib-olla esimesed 2 kõige lihtsamat nippi. Hingamine, mis aitab selle närvisüsteemi, selle sama võitle, põgene või tardu maha rahustada. Või siis see sama nimetamisharjutus. Sellised kõige klassikalisemad esimesed nipid. No siit saib küll väga palju toredaid nippe natukene juurde, aga meil on nüüd aeg liikuda nipinurga juurde, mis on selline meie podcasti väike traditsioon. Selleks ma esitan sulle küsimused ja me jagame siis noortele teisel pool kaamera mõningaid nippe. Pärane. Kui mul tekib tunni ajal ärevus, mis on esimene selline 3 sekundi asi, mida ma kohe teha saan hästi kiirelt? Hästi kiirelt. Seesama nimetamisharjutus. Pastakas käest, kui on võimalik, et saab pastaka käest panna, ja hakka enda peas nimetama asju. Vaata ruumis ringi, nimeta asju. Teine variant on 5 punkti harjutus. 5 asja, mida sa ruumis näed. 4 asja, mida sa tunned. On see siis, ma ei tea, püksid mu jalavastas või maapind mu talla all või kampsun mu seljas. 3 asja, mida sa kuuled. Keskendu mingisugustele helidele. Kas sa kuuled õpetaja vestlust, kas sa kuuled iseenda hingamist, mis iganes see on, siis 2 võib-olla lõhna, mida sa ruumis tunned. Ja see viimane võib olla kas maitse, kasutamegi kõik need meie meeleelundid ära, või siis tunne, mida ma praegu tunnen. Jälle, see võtab selle fookuse sellelt ärevuselt ära, ma keskendun sellele, et panen praegu, siin, nüüd, hetkel, selles kohas. Ja ma ei mõtle, mis juhtub siis, kui või kas keegi midagi muud arvab, see võtangi selle, et ma olen praegu siin. Ta ongi selline nimetamisharjutus, 5 punkti harjutus või siis tegelikult see sama hingamine. Et korraks pastakas käest ära ja hästi sügavalt, hästi rahulikult hingata, et mida pikemalt ja rahulikumalt me sisse välja hingamine on, seda vähem toodab meie keha stressihormooni ehk kortisooli. Ehk see rahunemine toimub aeglaselt. Kui nüüd teatakse, mida teha, kui tekib ärevus, siis kuhu edasi minna? Kui ma tunnen, et midagi on paigast ära, aga ma ei oska ise toime tulla. Ja kui see ikkagi kipub olema selline püsiv seisund või ammustatakse lahti millega seonduvalt, see on, kas ongi esinemise ärevus või on see, ma ei tea, avalikes kohtades liikumisega või on see näiteks rongiga sõitmisega, et ammustatakse see ka juba spetsiifilisemalt lahti või tegelikult ei saagi aru, miks ja kus ja millal see tekib, siis järgmine samm võib olla see, et pöördudagi koolipsühholoogi juurde, kui koolipsühholoog on olemas. Tänasel päeval kahjuks ei ole endiselt kõikides koolides psühholoogi, aga siis võib uurida peaasi.ee lehelt, seal on võimalik saada sellist kas online nõustamist või leppidagi kokku nõustamine koha peal, aga tegelikult ka koolipsühholoogide ühingu liinil 1226. Loodan, ma numbriga ei eksinud. Et ka seal on võimalik saada nõustamist ja seal toetavad täpselt need samad koolipsühholoogid, kes saavad anda järgmised juhised, et kuhu pöörduda, mida teha ja kuidas selle kõigega toime tulla. Kui nüüd võtan need eelmised punktid ja liikud edasi, ma tundsin ärevust, ma tegin klassis nimetamisharjutust, läksin koolipsühholoogi juurde, aga nüüd tunnen, et ikka ei taha selle inimesega väga, ei ole sellist klappi, et temaga rääkida, siis mida ma siis edasi teen? Siis tegelikult ausus on hästi oluline. Et mitte jätta kohale ilmumata, kui on tunne, et ei, see psühholoog ikka pole minu jaoks, vaid minnagi kohale öelda, et ma tunnen, et see koostöö ei suju. See tegelikult reeglina on psühholoogidel
kas või see, et kuhu järgmisena pöörduda, et ei pea ise hakkama pusima, kust ma saan järgmised kontaktid, vaid võib-olla psühholoog juba ütleb, et super, aitäh aususe eest, näed sa võid vaadata veel siit või ma soovitan sulle näiteks seda psühholoogi, aga tegelikult väga hea variant on ka oma perearsti poole pöörduda, kellel võib olla ka seda ressurssi, et mingisuguseid nõuandeid anda, vähemasti soovitada, kuhu edasi pöörduda. Ja muidugi on ka võimalik lapseasi chatis küsida selliseid nõuandeid, et kuhu ma saan pöörduda, kellega ma saan vestelda, et neid võimalusi tänasel päeval õnneks on päris palju. Kui nüüd võttagi see, et ma olen koolis pikalt olnud ühe psühholoogi juures, aga võib-olla ta läheb töölt ära ja siis ei tunnegi üldse, et tekib võib-olla siuke tühjuse tunne, et võib-olla ei olegi kedagi minu jaoks, olen võib-olla käinud paari psühholoogi juures. Mis on see soovitus, et vältida seda, et mul tegelikult ei olegi abi vaja, et see üks psühholoog läks ära, et las ta siis jääda? Ja see on selles mõttes selline, kuidas ma ütlen, natukene ohtlik koht. Just selle koha pealt, et need asjad kipuvad süvenema, kui me nendega ei tegele. Ja mitte jätta ennast abist ilma. Et võimalik reeglina, kui psühholoogid lähevad, vahetavad kohta, kui see ei tule ootamatult kuidagi suvel, kui on koolivaheaeg, siis on võimalik teha seda, et antakse kliendid üle või soovitatakse kelle juurde minna, et mitte jääda oma murega üksi. Samamoodi võib oma sõpradelt abi küsida. Et teinekord see esimese sammu tegemine, et öelda, et mul tegelikult on raske, ma ei tule toime, on päris keeruline. Et rääkida sõpradega neid asju läbi, kui on usaldusväärsed sõbrad ning otsida ikkagi ise. Internet annab tegelikult päris palju võimalusi ja ma räägin, et peaasi.ee, kui ei tea, kust alustada, võib minna sinna, saab chati kirjutada, et ma tunnen, et nagu ühest küljest on nagu hästi, aga teisest küljest miski ikkagi veel sees närib, et võib-olla ei ole väga hea ja sealsed spetsialistid väga hästi nõustavad, soovitavad, suunavad, nad vajadusel kutsuvad, et teeme näost näkku kohtumisi, saab teha veebikohtumisi, et neid alternatiive ja neid variante on väga palju, et mitte jääda oma murega üksi. Sest et olen oma töös seda korduvalt kogenud, et kui see kas või see viimane jupp või see viimane lõpp jääb tegelikult tegemata, siis see tagasi libisemine, kus see ärevus on jälle kõrge või enesetunne läheb kehvaks, on päris visa tulema. Ja siinkohal ongi hästi oluline ka see koostöö poole pealt, et mina olen seda tüüpi, kes annab nii-öelda kodutöid. Ehk psühholoogidega kohtumise intervall on sõltuvad sellest, kuidas õnnestub, kuidas jõuab. Kord nädalas, kord 2 nädala jooksul, kord 3 nädala jooksul. Aga ärevus ei ole see, et see tuleb mul 1 kord nädalas. Ärevus käib reeglina oluliselt sagedamini, mis tähendab, et selleks, et seda head enesetunnet hoida, on oluline neid harjutusi iseseisvalt kodus praktiseerida. Et võttagi vastutus oma tervise eest. Et psühholoog annabki need, kuidas ma ütlen, töövahendid, aga töö tuleb ise endale ära teha. Ja siin tuleb see koostöö pool jälle see aususe pool, et ma seda harjutust ei teinud, miks sa ei teinud? Ja võib-olla ongi see, et see harjutus absoluutselt ei sobi, siis ongi jälle oluline ausalt rääkida nendest asjadest. Et mitte suhtuda liiga kergekäeliselt. Nüüd lõpetuseks meie viimane küsimus sellesse nipinurka. Anna üks selline positiivne lause noortele, mis neid inspireeriks edasi püüdlema. Kuidas ma ütlen, minu üks selliseid põhilisi mantraid, mis on aidanud mul sellistest keerulistest ja võib-olla ärevatest olukordadest kõige paremini läbi tulla, kus ma kõhklen, kas teha, mitte teha, mis juhtub siis, kui ma teen nii, äkki see läheb täiesti, ilmselt kõlab tuttavalt see mõttekäik. Mis mind on aidanud, on see, et ma õnnestun või õpin, aga ma võidan igal juhul. Et halvimal juhul me saame lihtsalt väga häid kogemusi, kui me ületame enda hirme. Parimal juhul me õnnestume ja me saame millegi suurepärasega hakkama. Et üks selline lause, mis mind on väga palju aidanud, ongi see sama. Ma toon ühe sellise võib-olla lisalausekese juurde, et ka see läheb mööda. Et ükstapuha, kui halb olukord parasjagu ei ole, siis ka see läheb üks hetk mööda.
ükski olukord ei kesta lõputult. Kõik olukorrad mööduvad. Väga toredad laused ja väga toredad nipid. Nüüd aga on meil siin laua pealt taas kord üks ilus roosa ümbrik. Mulle nii meeldib selle värv. Aga selle on kingitus.ee välja pannud sinule ja sinu ühele kaaslasele. Saate minna, lõõgastuda, ehk hoida ühte nendest 5 grupist ilusti töötavana. Kingitus.ee on pannud siis teile välja paketi 2. Saate valida tegevuse, väga lai ja suur valik on. Saate valida nii ratsutamise kui restoranis söömise vahel. Nii et nautige. Suur aitäh ja see on tõesti nagu öeldakse rusikas silmaauku, et tõesti see tasakaalu hoidmise pool. Aga aitäh kõigile, kes meid täna taas kord vaatasid. Kindlasti nüüd 2 nädala pärast samal ajal tuleb meil uus episood, kellega seda me veel ei ütle, varsti näete. Mina olin taas kord teie saatejuht Triin ja ma loodan, et ma näen teid taas järgmises episoodis. Ja, aitäh ka minu poolt, jõudu jaksu, hoidke ennast ja nautige episoode.